29 Ronet Silov ja võistkonnakapten number 31 Mattias Karis. Muudatusi on siis, eks ole, duublite olukorrast tingitud, vaatame selle momendi ära, uuesti on jõutud Elva karistusalasse, konksutatakse korralikult vasakale, kui tuleb pealelöök ja see maandub küljevõrgus. Selle põhjusel, mis tuleb mängu ajal jätta, vaatame siin Villems on jõudnud karistusalasse, näitab kiireid jalgu, kas tuleb vasakale, tuleb pealelöök, aga selle nopib. Ja omakorda võimaluse Elval vastu tulla. 4-5 vastuse rünnakule, siit lülitatakse parema alaga, tuleb hea kuul ja see lendab väga napilt üle värava lati. Ja kas said siis mängida esimese otsa tiimidega, vaatame selle momendi ära, Sahtel paneb käed vahele ja Villems väga hea puutega võtab Mägimetsast mööda, Villemsil on olnud võimalus uus käik sisse panna ja kiirusega rünnakule lültuda, väga hea läbisööt, tuleb sealt ka parema jalaga pealelöök, Elva läheb 1-0 seda kohtumist juhtima. 20. minutil lööb Kristo Põldsaar esimese värava ära ja siin läheb pool selle tabamuse aust küll Mauris Villemsile. Väga hea puutega saadab Karl-Robert Mägimetsa kohvile, võtab seejärel kiiruse üles, kenasti teisele poole mõõdetud sööt ja Põldsaar ei hakka seal isegi ette võtma, vaid lajatab kohe peale ja Sahtlile ei jää samuti muud üle, kui pall võrgust välja korjata. Elva 1, Tammeka 0 ja seda tabamust oli siin otsitud küll pikalt ja et esimese hooga on Tammeka kaitseliin taaskord eksimas, aga hetkel saadakse pall oma kontrolli alla, Kõrgvee suudab seda kenasti säilitada, nüüd on Silovil ruumi vasakul äärel minna, Kütt ennast vastu sätib, Silov murrab keskele, kas pääseb paremale löögile ka, esimese hooga mitte, teisega tuleb kuul ja see maandub kenasti väravas. Väga hea soolo teeb number 29 Romet Silov ja kui esialgu tundus, et natukene võib see pall pikaks minna, siis lõppkokkuvõttes siiski mitte, sest parema jalaga tuleb hea pealelöök ja see on Tammeka U21 võistkonna jaoks viigivärav, kui ka selle hooaja esimene tabamus esiliigas. 29. minutisse see läheb ja see on siin esimese pooltunni jooksul aktiivselt vasakul äärel tegutsenud Silovi jaoks kõva. Elva uuesti rünnakul lültamas, nüüd on Pajul löögikoht tekkimas, Paju saab selle palli väravasse ka. 39. minutil läheb Elva seda kohtumist 2-1 juhtima, korralikult kombineeriti ja kiirelt siin Tammeka Karissola lähistel ning nüüd on küsimus, kas see läheb Paju väravaks või läheb Mägimetsa oma väravaks, sest Mägimetsast viimane puude paistis tulevat, iseasi on see, kas Paju löök oli minemas otse raamide vahel või mitte, esimese hooga paistis, et ei olnud ja sellisel juhul läheks see Mägimetsa oma väravaks, aga eks oleme kordusi vaadates targemas ja tõsiasi on ka see. Pangura selle palli taaskord nopib, Ilves teeb kena overlappi ja tekitab endale tsenderdamiseks koha ka parema jalaga, tuleb sealt kõrge tõste, taha posti Paju suunas, Paju pääseb peaga löögile ja vastu värava raamistikku. Kristo Põldsaar avavärava autoriks oli, seejärel 10 minutit jagus võitlust ja momente, vaatame siit selle momendi ära, Villems pöördelt lajatab peale, aga ning rünnakul Romet Silov, Kevin Burov ja Laani näitab kiirust ja see mängib siin kenasti Põldsaare kokku, Põldsaarel nüüd vasakul äär ruumi tekkimas on. Tagant Kubenski tuleb, löögi kohta Andre Pajul, Paju pääseb löögile ja kas suudab Sahtel selle palli päästa, siiski mitte. Lõpetab see oma teekonna väravas ja 48. minutil läheb Elva seda väravat 3-1 juhtima ja selle ehitas nüüd Sahtel küll esimese hooga vaadates ise. Sai seal kenasti palli teekonnale, käed ja jalad või mis iganes kehaosad seal olid vahele ja aga siiski Samu Linn, ilmselt või väga kindlalt keegi neist ikka mängu pääseb, iseasi kas nad kõik Elva peale lööksid selgelt üle lendab ja Villems on hea tehnikaga ja Karissalasse murrab, läheb kiirusega, nüüd on löögikoht ka tekkimas, parema jalaga tuleb kuul ja selle võtab Sahtel kenasti ära. Müür. Löögikoht on põhimõtteliselt tekkimas, tuleb siit hea peale löök ja see maandub kenasti ka lati all. 61. minutil saab Tammeka teise värava kätte ja selle autoriks on ründaja Robin Mattias Müür, kes tekitab endale soodsa positsiooni peale lajatamiseks ja üritus, mis sealt jalast tuleb, ei ole ka üldse paha. Elva 2, Elva 3, Tammeka 2 ja nüüd läheb ikkagi mänguks viimasel pooltunnil. Esialgu paistis, et Müür peab seal juba suuna kaugemale võtma, aga see Müüri jaoks on mäng läbi, mees väga alustas murru läinud, vaatame, kuidas see olukord lahendatakse, Tartlased on uuesti Karissalasse, konksutab Kiidron seal vasakalaga peale löök ja natukene lendab see värav raamidest mööda. Pangura, Alev, löögikoht tekkimas parema jalaga, paneb peale ka, aga Karis, väga hea söödu annab see liinide vahele, tuleb peale löök ja see on kolmandat korda väravas. Tammeka U21 saab 74. minutil viigi värava kätte ja paistab, et selle autoriks on taaskord number 29 Romet Silov. Väga hea kombinatsiooni tulemusena siin tullakse ja isegi väravat Sahtel on jõudnud niivõrd kaugele oma mehi õnnitlema, aga see näitab ka seda, kuivõrd korda. Ja nüüd Okoro vasakul äär ruumi tekitab uuesti Sepa vastu ja
poebki läbi sealt, uuesti Okoro jõudnud Karissalasse, parema alaga tuleb peale löök ja see on väravas. FC Elva lööb 4. värava 93. minutil ära, nüüd jookseb kogu pink treenerite brigaadiga platsile seda tähistama ning Okoro saab klubi laste juures kenasti tantsu lüüma asuda ja tähistada. Elva 4, Tammeka 3 ja kas selline ongi siis selle mängu lõpp peale Tammeka välja ronimist? Lastakse see 4. värav ka ikkagi endale ära lüüa ja nüüd siin kindlasti ka mõni kaart välgub platsile jooksmise eest, aga see huvitab Elva meie antud olukorras ilmselt kõige vähem. Okoro seal pikali on ja Banguraga tähistust lööb, aga aeg ära tapetakse, otsitakse seal Alevit ja Okorot kõrge palliga. Okoro uuesti Karissalasse jõudnud ja lähebki nurgalippu juurde. Aga pikaks ta sinna minna ei saa, sest peakohtunik Lorenz annab nüüd lõpuvile ja 98. minutil saab Elva tähistama asuda. 4-3 võetakse tänasest kohtumisest võit ja kui palju sündmusi, kui palju väravaid ja kui põnev jalgpallimäng kokkuvõttes siin Elva Nike Arenal lahti rullus. Mägimets, kõva võitlus, kõva andmine siin platsil, aga kokkuvõttes ikkagi 3-4 kaotus. Räägi, millised on esimesed emotsioonid peale kohtumist? No pettumus ikkagi, et tulime raskest seisust välja ja lõppkokkuvõttes jälle viimasel minutil ära lasta, siis see on selge pettumus. No vahe järel jäite küll 3-1 taha 2-1 asemel, aga seejärel suutsite need 2 väravat ära lüüa, et millised need vahejutud olid ja tegelikult ju muu hingamine oli ka teisel poolel kenasti paigas? Vaheajal rääkisime, et tegelikult esimene poole ka meil mänguplaan toimis ja tuli samamoodi lihtsalt edasi panna. Et konkreetselt midagi muutma ei hakanud. No 4. kohtumine esiliigas, aga teist korda lisaminutitel tuleb teil ikkagi kaotusega platsilt lahkuda, et oskad sa kirjeldada, mis teil seal lõpus toimunud on või on seal üldse mingit ühest mõistet sellele? No, ma arvan, et liiga võib-olla lihtsalt väravad oleme lasnud sealt, et neid annaks kindlasti ära hoida. Ja kui me suudame need ära hoida, siis tulevad ka punktid. No sinust endast ka, tegelikult ju mitu aega Tammeka esindusmeeskonna mänge oled olnud, nüüd siin esiliigas löönud endale ka 2 õnnetut oma väravat tulnud, aga tervis paistab võrreldes mõne eelmise hooaega on siiski korras ja saad vaikselt jalgu alla. Jah, et peamine ongi see, et tervis püsiks korras ja see oli ka eelmise hooaja lõpus, siis kui püstitasin eesmärke, et see võis olla, et see oli peamine eesmärk selleks hooajaks, et koguda vormi ja vaatame, mis saab. Väga kaua nukrutamiseks põhjust üle, järgmine mäng juba vaikselt tulemas ja usutavasti eesmärgid kõigile selged, et saada sellest parankast tabelipõhjast lahti ja hakata vaikselt ronima. Jah, et ma usun, et selles meeskonnas on kõvasti sisu, et eelmine hooaeg seda näidati esiliiga B-s ja ma ei näe põhjust, miks me ei võiks esiliigas siin punkte võtta. Seda on hea kuulda. Karl, ma tänan ja soovin palju edu. Tuleb meie juurde ka Elva poole pealt Andre Paju. Tervist, Andre! Sinu puhul võin siis palju õnne soovida. Räägi, mis selle tulemuse teile lõpuks tõi? Korralik võitlus, korralik möll, aga 4-3 ikkagi teile ja 3 punkti koju. Ma arvan, et võitsimegi lõpuni, et see tegi võidu, et pingilt tuli natuke värskust juurde. Saime niisuguse poolkontraga selle 4. värava, aga tegelikult me oleksime pidanud selle mängu juba varem ära vormistama, et 3-1 juhtisime, et natukene kuidagi lasime vist jala sirgeks, aga lõpuks kõik hea, et 3 punkti on olemas ja töö tehtud selles mõttes. No oma poole äärel olite 2-1 sees, aga 3. värava saite ka võrdlemisi kärmelt seal teise 3 veeratuni alguses kätte, et milline vahesõnum oli seal peatreener Koppeli poolt? Igal pool juurde panna, et ma arvan, et esimene poolaeg me küll võitsime poolaja, aga me olime üsna sellised passiivsed, et me tahame ikkagi nagu agressiivselt mängida ja sõnum oligi lihtne, et paneme igal pool juurde ja tegelikult see panimegi juurde ja tuli kohe värav, et pärast seda võib-olla natukene lasime nii-öelda lõdvaks, aga lõpuks ikkagi suutsime need 3 punkti siia Elvasse jätta ja rahvale mõnusa mängu pakkuda. No 4 kohtumisega, kui statistika ei peta ja mälu 12 väravat olete löönud, tundub, et ründetegevusega on nii enne koondisepausi kui peale koondisepausi kõik suures pildis korras olnud. Ja rünne on selles mõttes hästi, aga nüüd peab ka veel vaatama, et meile nii palju ei löödaks, aga selles mõttes, et rahva jaoks on see põnev, aga ma usun, et meile sobiks ka, kui me 1-0 võidaksime, aga selles mõttes hea, et on võrreldes eelmise aastaga kindlasti on ründes palju paremad asjad. Kuidas enda vormi siin hindad? Hooaeg on küll alles noor, aga ikkagi oled resultatiivselt alustanud ja tundub, et esiliigas nautimist tervikuna ka naudid.
vorm läheb järjest paremaks, et eelmine hooaeg jäi mulle põhimõtteliselt vahele, et nüüd vaikselt olen jalad alla saanud ja iga mänguga tunnen, et tuleb see mänguvorm tagasi, mis kunagi oli ja loomulikult esiliigas ma ütlen, et see tase on siin ka aastatega järjest paremaks läinud ja väga siuksed südikad noored tulevad järjest peale, et on põnevaid mänge ja selliseid korralikke madistamisi ka siin teiste Tallinna võistkondadega. Järgmine kohtumine samuti peatselt tulemas ja usutavasti on siht selge, jätkata samamoodi ja püsida seal esiliiga tabeli ülemises otsas. Jah, me võtame mäng korraga, aga kindlasti lähme igat mängu võitma ja eks siis hooaja lõpus jälle näha, et mis tulemuse me kokku suutsime panna. Seda on hea kuulda. Andre, ma tänan.